kuidas tuuma heitsoojust oleks võimalik kasutada Eesti kontekstis? Ja tervist ka minult poolt. Rääkima, et sorry, I will switch to Estonian, I promise to tell in Estonian. Tere päevast minu poolt, et mina olen soojusenergeetika insener, olen Eesti suurema kaugkütte insenerprojekteerimisfirma HeatConsult juht ja lisaks olen ka Eesti Inseneride Liidu president. Ja täna pausi ajal läksin vaatama neid plakateid, seal oli kirjas, et mille poole pealt erinevad suured tuumajaamad ja väiksed tuumajaamad. Ja oli ka kirjas, et suurte tuumajaamade eelis seisneb selles, et neid on võimalik, soojust on võimalik suunata kaugküttevõrkudesse. Ja täna proovin teile tõestada, et ka väiksematest tuumajaamadest on võimalik soojusenergiat kätte saada ja siis efektiivselt ära kasutada kaugküttevõrkudes. Ja nagu sai juba mainitud, et ega ei pea neid kogemusi kuskilt otsima, et need on juba täiesti olemas. Et on olemas Šveitsi tuumajaama näidis ja nagu Kalev mulle mainis, et tuumajaama esindaja ka siin saalis olemas ja võib-olla saab ka jagada oma praktilist kogemust. Ja nagu te siin näete, et tegeleme just selle paremapoolse lahendusega, mis selle skeemi peal on olemas, et tuumajaam toodab elektrit, aga tekib päris palju ka jääksoojust ja seda jääksoojust on võimalik utiliseerida. Ja kui te vaatate parameetrite peale, et mis parameetritega on võimalik seda sealt kätte saada, siis soojuslik koormus on peaaegu 100 megavatti, päris suur. Ja siis, mis on väga põnev, on see, et kui te vaatate päris viimast punkti, et kui pikk on kaugküttevõrk või see liin, mis tuleb siis tuumajaamast kuni linnani on 135 kilomeetrit. Et jällegi, kui te mõtlete nagu Eesti mastaabi, siis tundub, et see on peaaegu pool Eestit. See näitab, et tuumajaamast on võimalik päris kaugele soojusenergiat transportida, eelkõige soevee baasil. Ehk ei pea auruga tarnima, et vesi võib olla teatud rõhu all ja siis on võimalik ka pikkadele vahemaadele seda transportida. Ja siis kohe näitan teile võimalikku lahendust, et juhul kui tuumajaam satub Aidu piirkonda, et mis linnad jäävad lähedusse ja kuidas on võimalik soojusenergiat sinna transportida. Ja jällegi see pilt on võib-olla päris väike, see on inseneride pool tehtud. Et nagu te siin näete, seal vasakul pool on kirjas, et perspektiivse tuumajaama asukoht ja siis sellest tuumajaamast on võimalik suunata soojusenergiat, nagu me siin töös oleme uurinud nii lääne poolde kui ka ida poolde. Ehk lääne poole jääb 2 linna, Püssi ja Kiviili ja kui me räägime sellest, mis jäävad sinna nagu paremale poole, seal on olemas päris suured soojusenergia tarbijad ehk Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Narva. Ehk me oleme siin selles töös uurinud programmi maksimum ja programmi miinimum, et selles mõttes, et mida potentsiaalselt saaks võib-olla majanduslikult nagu liita, aga mida võib-olla saab liita ka teatud tingimustel. Ja esialgu tuleb uurida, et mis kütuste baasil need olemasolevad linnad ennast küttavad. Ehk Eestis on olemas kaugkütteseadus ja peaaegu kõikides suuremates asulates ja linnades on olemas ka kaugkütte piirkonnad. Ja see turg on päris kõvasti reguleeritud. Ja nagu te näete, kui me vaatame neid linnu, mida ma olen eelnevalt juba maininud, peamiselt on seal kasutatud fossiilsed kütused, ehk on kasutatud põlevkivi, on kasutatud põlevkiviõli ja on kasutatud ka maagaas. Ja kui me mõtleme pikema perspektiivi peale, et juhul kui põlevkivienergeetika hakkab vaikselt ära minema, siis tuleks nendele kütustele ja soojusenergia tootmisallikatele leida ka asundust. Ja me oleme arvutanud välja, et mis on nende kõikide linnade maksimaalne soojusenergia toodang gigavatt-tundides ja oleme ka mõelnud selle peale, et kuhu oleks ratsionaalne kaugküttetorustikud rajada. Ja nagu sai eelnevalt juba öeldud, et kaugkütteturg on kõvasti reguleeritud ja kõik hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt ja nagu te näete alumisel pildil, need on soojusenergia küttemaksumused lõpptarbijatele euri megavatt-tunni eest ja nagu te näete, siis kõige soodsam maksumus on 61 eurot per megavatt-tund, aga kõige kallim on juba 100+. Ehk tegelikult need hinnad jäävad sinna vahemikusse 60 kuni 100.
Ja lähtudes sellest me oleme arvutanud välja, et mis oleks see võimalik aastane soojusenergia vajadus antud piirkonna jaoks. Loomulikult me võtsime aluseks, et tipukoormus oleks kaetud selliste teiste allikate baasil, näiteks katlad, mida saab ruttu käima panna ja nii edasi. Aga orienteeriv soojusenergia vajadus, mida potentsiaalselt võiks tulla tuumajaama poolt, on 856 gigavatt-tundi. Müügihinna poole pealt, just mind pandi natukene tanki, et just enne mind öeldi, et see on 30 euri megavatt-tund, et me oleme sellist arvutust teinud 60 euri per megavatt-tund, aga see on lihtsalt selline väike eeldus, et ma arvan, et see soojusenergia maksumus on eraldi arvutatav ja läbiräägitav, aga me tahtsimegi arvutada välja, et kui see soojusenergia maksumus oleks konkurentsivõimeline olemasolevate allikatega, ehk peamiselt fossiilsete kütustega, et ta võiks olla veidi odavam. Ja kui me korrutame need kaks numbrit, siis me saame kätte, et aastas oleks võimalik müüa soojusenergiat maksumusele peaaegu 50 miljonit eurot aastas. Ja nagu ma juba mainisin, et kuna turg on reguleeritud, suure tõenäosusega turule pääseb kõige odavam soojusenergia pakkuja, siis on ka teostatav. Ja lahenduses me oleme eeldanud, et kui me peame tarnima või transportima soojusenergiat tuumajaamas kuni lindadeni, siis tuleb kasutada eelisoleeritud kaugküttetorustikud. Need tulevad terasest, kuna on tegemist päris kõrgete parameetritega ja nemad tulevad maa alla. Ehk me oleme ka kaalunud varianti, et kus torud oleksid maa peal, aga sellega kaasneb päris palju erinevaid probleeme. Seega torud tulevad maa alla. Tuleks rajada ka 2 pumbajaama, et seda soojusenergiat lükata ja pumbata edasi. Ja oleme arvutanud välja ka torustike läbimõõdud. Kõige suurem torustik peaks tulema DN900. Ja jällegi, nagu ma alguses ütlesin, et me oleme kaalunud 2 suunda, lääne suund Püssi-Kiviili ja siis idasuund Kohtla-Järve Ahtme Jõhvi. See on üks ühendatud omavahel võrk. Nad on juba ühendatud omavahel ja lisaks ka Sillamäe ja Narva. Ja kui me räägime just sellest insenerilahendusest, siis siin on näidatud 3 erinevat kontseptsiooni, ehk võib-olla kõige selline lihtsam lahendus on rajada kuskil 8 kilomeetrit torustikku sinna lääne poole, Püssi ja Kiviili ja maksumus praeguste hindade juures oleks 13 miljonit eurot. See on siis võrgu ja pumbajaamade maksumus. Kui me vaatame idasuunda, kus tarbimine on natuke suurem, vaatan see Ahtme kukkus sinna alla poole ja ka teised linnad kukkusid alla poole, et kui me räägime sellest idasuunast, siis Kohtla-Järvet ja Jõhvid ja Ahtmed oleks liita suhteliselt lihtne, aga selle taga on ka päris hea koormus. Sinna tuleb rajada torustik pikkusega 11 kilomeetrit ja see maksaks 27 miljonit eurot. Ja võib-olla programm maksimum, et kui see torustik läheks ikkagi sinna päris pikalt ida poole, ehk võtta veel kampa ka Sillamäe ja Narva, siis torustiku pikkuks oleks juba palju suurem. Kogu see ida piirkond oleks meil 73 kilomeetrit ja siis, kui me jällegi räägime programm maksimumist, siis oleks kõikide naaberlinnade varustamine soojusenergiaga, see läheks maksma 350 miljonit eurot. Et võib-olla jällegi kaugkütte inimeste jaoks see tundub päris suur number, aga ma usun, et kogu selle projekti investeeringu puhul see ei ole väga suur ja võib-olla suur eelis seisneb selles, et siis on võimalik saada ka püsivat soojusenergiat püsiva maksumusega. Ja see on siis kõik minu poolt, et ma vaatan, et ma isegi jõudsin 1,5 minutit kiiremini.